Tere, mina olen Liis Silbek, Viljandi vallavalitsuse eestkoste spetsialist ja täna räägin ma teile sellest, kuidas saab kõige mugavamalt teha eestkosti aruannet, mida tuleb üks kord aastas teha. Selleks on meil eestkostja teejuhise koduleht, kus saab vaadata täpselt kõik vajalik informatsiooni uuesti üle aruande koostamise hetkeks ja näitan teile seda nüüd ka siis arvutipildis. Aruande esitamiseks avame kõigepealt veebibrauseri, kirjutame eestkostja.kohus.ee. Leiame siis täisealise eestkoste, vajaliku informatsiooni, millega saad iseseisvalt tutvuda, aruande esitamise. Aruande esitamise all on aruande vorm ja näidis. Siin on eestikeelne ja venekeelne. Näitan teile kohe näidise pealt. Eestkoste aruande juures on oluline kohtumäärusest tulenev tsiviilasja number, panna periood, mida te esitate. Kui on aasta aruanne, siis ikkagi näiteks 01.01.2024 kuni 31.12.2024. Tuleb täita enda andmed, tuleb täita eestkostetava andmed. Oluline on märkida ka siia juurde, kas ta töötab või ei tööta, kas ta õpib kuskil või ei õpi. Millised sotsiaalsed teenused on, kas kogukonna elamise teenused, mis ta pakub Sotsiaalkindlustusameti erihoolekandeteenuse raames ja teised teenused või siis kohaliku omavalitsuse teenused, isiklik abistaja, tugiisik, koduteenus, koduhooldus ja nii edasi. Täpsem informatsioon on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel või valla kodulehel. Eestkostetava vara puhul on vaja tuua ära pangaarvelduskontot, mida kasutatakse tema puhul. Kindlasti info, kas kaart on või ei ole ja kuidas seal majandatakse. Ehk eestkostetav kasutab seda iseseisvalt või tegevusjuhendajaga ja see näiteks siin on taskurahakonto. Info on olemas ka siin, et kas avati või ei avatud. Kui ei avatud, siis tuleb see kirja panna. Kui avati, siis kirjeldada olukorda. Pensionikeskuse fondi osakuid saab kontrollida pensionikeskus.ee leheküljel, kus siis saate siin all sisestada eestkostetava isikukoodi ja kontrollida, kas tal on pabereid või ei ole. Kui on, siis logite sisse, saate teada summa ja panga. Kui ei ole, siis saate selle siia ka kirjutada, et puudub. Samuti on kinnisvara puhul, et kui tal on olemas enda kinnisvara, mille eest eestkostjana ise toimetate või tema ise ka elab seal, siis tuleb see kirjeldada olukord. Juhul, kui tal ei ole, siis tuleb see siia kirja panna, et tal puudub kinnisvara. Ja kindlasti on oluline ka ära mainida, kui te üürite või rendite ja millised on antud kokkulepped. Eestkostetava muu vara osas tuleb kirja panna need suuremad ostud. Iga aasta saab ka seda täiendada, sest eelmise aasta ostud saate siia sisse kirjutada. Sotsiaaltoetused ja pensionid, mis laekuvad, saate panna kuupõhiselt kui ka aastapõhiselt. Samuti muud tulud, kui on näiteks töötasu, mõnel ka tuleb ka siin ühekordseid toetusi Sotsiaalkindlustusameti või kohaliku omavalitsuse poolt, siis need siia kanda. Mina paneksin ka kuupäevad siia juurde, on lihtsam enda jaoks. Ja eestkostetava kohustused, kui tal on näiteks teenuse maksmise kohustus, ehk näiteks aktsiasotsiaalhoolekande teenuse, pakub kogukonna elamise teenust ja siis selle lepingu numbrid ja kuupäev, millal sõlmiti. Ja niimoodi on ka siis teiste lepingute puhul. Kui tal on mingid kohustused ka siis täitemenetluse raames või mingid muud trahvid, nõuded, siis see tuleb kirja panna. Kui ei ole, siis panete kriipsud siia. Kui on, ja samuti täidate siin, vastate täpselt küsimustele. Kulutuste juures on oluline, kui ta on erihoolekandeteenusel või mingit teenuse kohal, siis ta maksab kindlat summat ja siis tavaliselt eluase ja toit kuulub ühe hinna sisse. Kui ta on kodune, siis te jätate hoolekandekulud kriipsud ja täidate, kui palju teil kulub eluasemise peale, toidu peale, millised on sidekulud, transport, kas vaba aja puhul, et täpselt nii, nagu siin kirjas on. Ja kindlasti, kui on mingeid jooksaid makse, mida on pidanud aasta jooksul maksma, siis need siia sisse kanda. Uus asi on siia tulnud ka siis eestkosti ülesanne täitmine, kus tuleb ära kirjeldada, kuidas inimene saab hakkama, kuidas ta söömisega, sööb ta valmistoitu või mitte, hügieen
kuidas see toetus on tagatud, millised on murekohad, kuidas see on lahendatud. Pakute te ise või on teenusosutaja teil valitud, kes seda pakub? Ja siis vaimse füüsilise tervise, kuidas ravimite võtmine on ja kuidas need ravimid temani jõuavad ja millist kontrolli või järelevalvet ta vajab. Eestkoste suhted lähedaste puhul on oluline välja tuua, kellega ta suhtleb ja kui tal näiteks puuduvad lähedased või et lähedastega puudub kontakt, aga nad on olemas, siis see ära mainida. Varavalitsemise puhul ära tuua kirja panna kõik tegevused, mida te olete teinud aasta jooksul, arvete tasumised, näiteks ka muruniitmised. Ja kui eestkoste määruses on toodud ära, et te peate sotsiaal- ja raviteenuseid tagama, siis ka kirjeldada, kuidas te seda teinud olete. Samuti ka asjaajamised, et sõlmisite lepinguid, lõite talle võrgustikku, maksite arved ja nii edasi. Ja kui teil on mingeid probleeme, siis kindlasti kirjutage siia viimase lõiku, mida te ei suutnud siia eelneval kajastada või et kui teil on kohtule küsimus, siis saate selle küsimuse esitada ja järelevalve spetsialist siis vastavalt asjaoludele võtab teiega siis ühendust, et teid toetada ja nõustada. Ja kindlasti, kui teil on veel küsimusi, võite alati pöörduda kohaliku omavalitsuse eestkoste spetsialisti või sotsiaaltöö spetsialisti juurde, kes antud temaatikaga tegeleb vallas. Ja lõpuks siis lisate arvelduskonto väljavõtted, mis on oluline, ja esitate selle kohtule kas e-posti teel või lähete koha peale kohtumajja. Aitäh teile kuulamast!